aasta rahvaalgatusest räägid ikka ise, eks? Ja kaasavaks. Foorum on arvamusfestival internetikeskkonnas. Me ei taha rääkida meid puudutavatest olulistest küsimustest mitte ainult 2 päeva Paide Vallimäel, vaid arutan nende üle koos teiste inimestega iga päev. Selleks on ka Foorum digitaalselt maailmas. A-Foorum aitab korraldajatel parem ette valmistada arutelusid, tuua välja need teemad, mis inimesi päriselt kõnetavad, tuua välja erinevate vaatenurgad. A-Foorumis saab teema, mis puudutab alustada arutelu juba täna, jätkata festivali ajal, mis pärast festivali täiendada ja sellest saab tekkida kas petitsioon Riigikogule, manifest meediale või uue vabalahenduse või idee. Hei, ma videos see ka, aga põhiliselt see esimene. Ma ei hakka üle rääkima seda, mis videos oli. 3 asja, mille pärast ma oma 10 minutit teiega siin veedan. Esiteks see, et mis on A-Foorum, see sai räägitud. Teiseks näidata, kuidas ta töötab ja kolmandaks korraks vaadata teiega koos, et miks A-Foorum. Kui ma nüüd selle juhtme saan, siis ma näitan teile, kuidas ta töötab. Aitäh. Me saame Eestimaa olulisemaks ürituseks igal aastal Paide Vallimäel kokku, eks. Ja see üritus on nagu üks kild Eesti terviklikust arvamuskultuurist, aga see on maru oluline kild. Kui me 2000 mis iganes aastal festival alustas selle arvamusfestivali arutelu hea tava sõnastasime, siis see mõte ei olnud kunagi see, et see hea tava jääb festivali piiridesse ei ajaliselt ega ruumiliselt. See mõte on alati olnud selles, et see hea tava levib Paide Vallimäelt laiali. Ja selle laiali viimise agendid, need oleme meie, eks. Et ma ise olen ka arvamusfestivali kõikidel aastatel käinud, peaaegu kõikidel aastatel arutelusid juhtinud ja see nagu hiljem siis igale poole mujale seda head tava levitanud. Ja ei oleks mingi üllatus, et me ei arutle ainult nagu offline'is tänapäeval. Et päris suur osa ühiskondlikust arutelust toimub online'is. Ja seega Eesti arutelukultuur on korraga nii offline arutelukultuur kui online arutelukultuur ja seetõttu arvamusfestivali arutelude väljendus online'is on väga oluline. A-Foorum on teie ees, sees on siin 2018. aasta ehk eelmise aasta teemad. Praegu just parasjagu käib siis 2019. aasta kava import A-Foorumisse, nii et selleks hetkeks, kui seda hakatakse avalikult välja näitama sel aastal, on siis seal selle aasta teemad loomulikult sees. Teiega vaatame korraks seda eelmise aasta teemade näitel, aga midagi ülesehituslikult ei muutu. Teen siit näiteks lahti 2 erinevat teemat eelmisest aastast. Üks oli selline haigekassat puudutav teema, nagu te nägite, ma hakkasin liikuma, eks ma lähen korraks tagasi. Ma ei lähe korraks tagasi. Ma proovin korraks tagasi minna. Nii, ma hakkasin liikuma arvamusfestivali kodulehelt, kus on arvamusfestival.ee, mille järgi on lihtsalt kirjutatud / A-Foorum. Samal lehel hakkab A-Foorum elama ka sel aastal, seda URL-i aadressi näidati igal pool eelmisel aastal festivali toimumisalal, see oli kavas, see oli kõikidele kogu aeg nähtaval ja kättesaadaval. Aga lisaks sellele, et siin kõik need arutelud koos on, ka festivali kavas, iga kord, kui inimene, külastaja, huviline avab kavas mõne arutelu, siis sinna alla tekib kohe seesama sisu A-Foorumist. Nii et ta ei pea eraldi siia sellele A-Foorumi lehele tulema, kus nad kõik koos on, ta näeb kavast ka kõike seda, mis seal toimub. Nüüd ma siis teen lahti ühe eelmise aasta arutelu. Ja siin all, ehk siis üleval on teile juba aastaid tuttav vaade selle kohta, kus on arutelu detailid
ja siia alla tekib siis A-foorumi arutelu selle teema kohta. Ja see, mida me siis siin näeme, siin on selline abortide rahastamise teema, ühiskonnas kindlasti väga oluline teema, kus siin all on veidi võtnud sõna inimesed, kes ei ole selle aruteluga kuidagi selles mõttes seotud, et nad ei ole seal laval, nad ei ole selle arutelu moderaatorid, nad on lihtsalt inimesed, külastajad, keda see teema puudutas, kes seda arutelu siis kuidagi seal niimoodi pidasid. Kõik A-foorumi arutelud on kõigile loetavad, midagi selleks tegema ei pea, nad avanevad festivali lehel seal teemade juures ja neid saab sealt lugeda. Kui nüüd keegi tahab sinna midagi lisada, siis selleks, et midagi lisada, selleks küsitakse sisselogimist, sest me ei taha anonüümset arutelukultuuri online'is. Anonüümsus on see, mis rikub arutelukultuuri online'is ära. On riike maailmas, kus anonüümsus on oluline arutelukultuuris. Me töötame samal ajal ka Nigeerias, Indoneesias, paljudes teistes riikides. Eestis anonüümsus rikub asjad ära. Seega, me palume inimestele ennast tuvastada. Tuvastamise võimalusi on siin terve suur hulk sotsiaalmeedia ja muude kontodega. Ja pärast seda, kui inimene on siis sisse loginud, saab ta sinna jätta mõtteid, küsimusi, kommentaare. Selle aasta fookus on küsimused. Ja selle põhjus on siis see, et meil on üks koostöö ja see koostöö on 3 organisatsiooni vahel, Arvamusfestival ühelt poolt, Speaksmart teiselt poolt ja Citizen OS kolmandalt poolt, mis on siis selle A-foorumi loomise taga. Ja see mõte on ärgitada Eesti inimesi küsima küsimusi. Nagu te moderaatoritena teate, see ei ole alati mitte kõige lihtsam ülesanne. Inimesed ei kipu küsimusi küsima. Ja on mõeldud siis terve suur hulk tegevusi, mis innustavad inimesi küsima küsimusi. Sinna tulevad mingid väikesed videod, sinna tulevad erinevad asjad, mis inimesi sellel teel toetavad ja inspireerivad. Üks väljund küsimuste küsimiseks, lisaks kohapealsele, on see, et küsige oma küsimusi ette. Ma ei tea, milline teie kogemus moderaatorina on. Hiljuti modereerisin konverentsi, pakkusin inimestele välja Slido. Oli see tarkvara, mida ma kasutasin, selle kaudu kirjalikult küsimise võimaluse. Lisaks sellele, et sa mikrofoniga oma häälega ruumis küsid. Oma häälega mikrofoniga küsis 5 inimest, Slidos küsis 50. Ehk see Eesti inimeste värk, ma ei tea, võib-olla üldse inimeste värk, on see, et neile meeldib rohkem sealt kirjalikult küsida. Seega, A-foorum on see koht ja inimestele sõnum läheb, et küsige kirjalikult A-foorumis. Meie jaoks, kes me kõik festivalil arutelusid modereerime, ma ise ka samamoodi, tähendab see seda, et me peaks vaatama enne, kui me aruteluga lavale läheme, mida inimesed on küsinud. Peaks vaatama enda arutelu A-foorumist, kas seal on asju, mis on selle arutelu jaoks sisuliselt relevantsed. Ja siis ma näitan teile ühte teist kasutust veel, mis on sel aastal isegi veel natukene olulisem. Teile tuleb selle kohta üks eraldi e-kiri ka, mille Arvamusfestival kõikidele moderaatoritele välja saadab, sest moderaatorid on veits rohkem kui siin ruumis täna. Ja seda on näha siin näiteks üks mitte meie õue peal arutelu. Ja kui me siia A-foorumisse piilume, siis siin me näeme, et kõik need postitused on teinud Mari-Liis Sööt, kes oli selle arutelu, kas moderaator või korraldaja? Arutelujuht, jah, oli selle arutelu moderaator. Ja mida tema tegi, oli see, et ta tegi, tehes eeltööd kõikide oma osalejatega, küsis osalejatelt, arutelus osalevatelt panelistidelt mingit väikest kommentaari või väikest sisendit ja pani selle kõik siia A-foorumisse. Ehk et ta sisuliselt, vaata, moderaatorina üks kõige keerulisemaid asju on see, et teha hästi selgeks, et mis see tulipunkt või raskuspunkt selles arutelus on, et ta igavaks ei läheks, eks. Ja selleks, et seda nagu ette anda infot inimestele selle kohta, et mis see kõige põhilisem nagu vastuolu või kõige põhilisem raskuspunkt on, mille ümber see arutelu käima hakkab, selleks on hea võimalus teha oma osalejatega eeltööd ja panna see info siis siia sellesse A-foorumisse. Nii et need on need 2 nagu võimalikku kasutust siis. Kõikide moderaatorite jaoks A-foorumil 1 küsimused, vaadata, milliseid küsimusi inimesed on ette küsinud, tuleb terve suur turundus, mis suunab inimesi seda tegema, ja 2, teha oma osalejatega eeltööd ja see eeltöö selline väike kokkuvõte panna juba eelnevalt ülesse, sest see sõnum inimestele saab muuhulgas olema, et Arvamusfestivali arutelud ei alga Paides sellel hommikul. Nad algavad online'is ja nad algavad varem. Nii et need on need 2 asja, see on A-foorum ja
infot tuleb teile kogu aeg jooksvalt selle kohta juurde, aga siin lihtsalt korraks ära näidatud. Nii et tegeleme siis korraga, palun. Offline ja online arutelu kultuuriga, sest mõlemad on Eestis olulised, tegelikult ka. Ja see oli Margo